Maailmad põrkuvad ning üksainus kohtumine avaldab märkimisväärset mõju Venemaale, Ukrainale, Euroopale, Iraanile, Taiwanile ja kahele osapoolele, kes tegelikult vestlevad. Ja, Trump on reisinud Hiinasse kohtumiste sarjale ja võib-olla esimest korda pärast külma sõja aegset tippkohtumist on põhimõtteliselt kõik sunnitud sellele tähelepanu pöörama. Kuigi Taiwan on selle vestluse põhiteema, nagu ta on ka potentsiaalse kolmanda maailmasõja põhiteema. Ja kindlasti on see teema, mille juurde me tulevikus videotes tagasi pöördume, kuid huvitavam ja vahetum strateegiline probleem on Iraan. See on ka see, millel on Euroopale kõige suurem ülekanduv mõju. Ja tõepoolest, see koos Taiwani küsimusega näivad olevat kahe liidri vahelise vestluse peamised teemad. Tippkohtumine toimub pärast kuulujutte, et Hiina valmistab või valmistas relvasaadetisi Iraanile. Kusjuures Peking lükkas selle süüdistuse tagasi ja Trump ütles, et Ameerika Ühendriigid on juba Iraanile mõeldud kingituse kinni pidanud. Samal ajal on valdav poliitiline narratiiv see, et Trump läheb tippkohtumisele nõrgestatud positsioonis. Ta ei ole umbes 10 aastat Hiinat külastanud ning ta lükkas selle visiidi edasi Iraanis avanud sõja tõttu. Ma olen kindel, et ta lootis, et sõda oleks selleks ajaks juba läbi, mis, sõbralik meeldetuletus, ongi administratsiooni sõnul nii, kui küsida sõjapidamise volituste resolutsiooni kohta. Aga see ei ole ühegi mõistliku mõõdupuu järgi läbi. Nii et täna peame arutama praegust dilemmat, milles Hiina end leiab. Sest kuigi Peking kuulub samasse vastaskoalitsiooni kui tema piirideta partner Venemaa, on tal Iraani suhtes põhimõtteliselt erinevad huvid. Ja see omakorda tekitab huvitavaid küsimusi selle kohta, millist abi Iraan võib saada, mis aitab meil ka võrrelda, miks rahuprotsess Venemaaga pole kuhugi jõudnud. Alustuseks, kui me üha enam kujutame maailma sõjas selle keerulise liitude ja vastasseisude võrgustikuna, ei tohi me unustada, et sõda on kulukas. Ja ma ei pea silmas ainult seda klassikalises kaardile tõmmatud piirijoonte mõttes. Ma ütlen, et Iraani ja Ameerika Ühendriikide vaheline sõda ei ole Hiinale iseenesest kasulik, isegi kui Iraan sõjas hästi hakkama saab. Ja isegi kui Hiina ei osale selles mingilgi olulisel moel. Jah, Hiinale on siin ilmselge kasu, kui Iraan lihtsalt võitleb, rääkimata võidust. Kogu vastaskoalitsioon põhineb vastastikusel huvil Ameerika Ühendriike nõrgestada, et igaüks saaks lõhkuda selle osa maailmakorrast, mis talle ei meeldi. Hiina rahvavabariigi jaoks tähendab see lihtsama teed Taiwani integreerimiseks mandri kontrolli alla. Pea seda mõtet korraks meeles. Peamine dilemma on see, et Hiina tegeleb samuti raha teenimisega ning Iraani sõda teeb selle keeruliseks. Pindmine probleem on see, et Hiina sõltub rohkem kui keegi teine Hormuzi väinast väljuvast naftast. Hiina tööstussektor ja kasvav keskklass vajavad pidevat musta kulla sissevoolu, kuid riik suudab ise toota vaid umbes 30% sellest. Geograafiliselt on ilmselge koht, kust importida, Lähis-Ida, mistõttu on nii paljud Hiina lepingud sõlmitud selle piirkonna tarnijatega või vähemalt olid varem sõlmitud. Lühiajaliselt on kõik need tühistatud lepingud põhjustanud riigis energiaalase segaduse. Keskmises perspektiivis, kuhu me praeguseks juba jõudnud oleme, ei ole see seiskumine murdva mõjuga. Nafta on tooraine, nii et Hiina saab lihtsalt jätkata importimist mujalt. Probleem on selles, et 20% ülemaailmse pakkumise vähenemine põhjustab hindade tõusu kõikjal, nagu isegi USA tarbijad hästi teavad. Kuid USA tarbijate kaebused selle peale on rahvusvaheliste standardite järgi üsna tagasihoidlikud. Valdav enamus ameeriklastest on Donald Trumpi peale vihased, kuid veelgi suurem enamus maksab siiski jätkuvalt kütuse lisatasu. See on jõuka riigi luksus. Võrrelge seda väga vaeste riikidega, kes kõrgete hindade tõttu on turult täielikult välja tõrjutud. Hiina ei ole küll üks neist väga vaestest riikidest, kuid elaniku kohta ei ole ta nii rikas kui Ameerika Ühendriigid või enamik Euroopa riike. IMF asetab selle ostujõu pariteedi järgi maailmas 73. kohale, 1 koha võrra allpool Põhja-Makedooniast. Keskmise elaniku kohta rikkuse ja tohutu rahvaarvu kombinatsioon võib tähendada, et Hiina kannab selle sõja eest suuremat hinda kui keegi teine peale Iraani. Ja isegi kõrgemad kui Ameerika Ühendriigid.
ja, ma ütlen seda kohe pärast seda, kui Hegseth tunnistas kongressile, et sõda on seni läinud USA maksumaksjatele maksma $29 miljardit. Sõja alguses ütlesin, et Iraani üldine kaos ei ole Washingtoni vaatenurgast kõige halvem tulemus, sest sellel on tagajärjed seoses Hiinaga. Nüüd hakkame seda põhimõtet toimimas nägema. Siin kehtib tavaline hoiatus, et täpseid hinnanguid on selle kohta võimatu saada. Kuid nafta hinna 50% tõus võib vähendada Hiina SKT-d kuni 1% võrra. Pane tähele, et Hiinal on üldiselt suhteliselt tugev SKT kasv, seega see ei too kaasa majanduslangust, vaid lihtsalt väiksemat kasvu, kui võiks olla. Selles peitub murettekitav teisejärguline mõju. Hiina majandus põhineb peamiselt ekspordiks mõeldud tootmisel. See strateegia nõuab suurt hulka valmisolevaid ostjaid üle kogu maailma. Teiste riikide majanduslangused põhjustavad seetõttu Hiinale lisavalu. Seda teevad ka kütusepuudusest tingitud kõrgemad veokulud. Selle tulemusena oli Hiina ekspordi aastane kasv jaanuaris ja veebruaris 21,8%. Martsis langes see 2,5%-ni, kui lühiajaline šokk halvas mõned tööstusharud. Aprillis tõusis see taas 14,1%-ni, kuigi analüütikud usuvad, et seda toetas ajutiselt ettevaatusvarude kogumine ning kui häired jätkuvad, langevad need numbrid taas. Üks väike lõplik märkus selle teema kohta. Palju on räägitud sellest, kuidas Iraan on õppinud, et tal on võim sulgeda Hormuzi väin. Jättes kõrvale amatööri eksiarvamuse, et riigid ei saa õppida seda, mida nad juba teavad, ei ole avalik arutelu jõudnud samale järeldusele, et ka Ameerika Ühendriigid on õppinud, et neil on võim väin sulgeda. Kuigi Ameerika Ühendriigid ei ole seda samal põhjusel tegelikult õppinud, näeme me selle jõu demonstreerimist. Iraani nafta, mida Hiina võiks vajada sõja korral Taiwani pärast, on suletud ilma suurema vastupanuta. Veelgi enam, Ameerika Ühendriigid on teinud seda raskemal moel, haarates kinni laevadest, mis üritavad blokaadi murda. Lihtsam viis seda teha oleks hoopis nende pihta tulistada, nagu Iraan on teinud oma blokaadi poolel. Ma kahtlustan, et Ameerika Ühendriigid ei kõhkleks lihtsamat teed valimast, kui käimas oleks 3. maailmasõda. Ma ei taha jälle väita, et Peking ei olnud 3 kuud tagasi sellest võimest teadlik. Kuid see ei saa avalikus ruumis piisavalt tähelepanu ning see on oluline tegur selles, kuidas Peking piirkonnast mõtleb. Kõike seda kokkuvõttes ja püüdes mõista, kuidas see sobitub laiematesse konfliktikoalitsioonidesse, on Hiinal Iraani sõja suhtes vastuolulised tunded. Kõrgemad naftahinnad on halvad. Ülemaailmsed majanduslangused on halvad. Aga vaadata, kuidas Ameerika Ühendriigid kasutavad ära oma niigi nappi laskemoona varu. See on väga hea. See on otseselt hea, sest iga Iraani pihta lastud Tomahawk on Tomahawk, mida ei saa lasta Taiwani invasiooni jaoks mõeldud kogunemissadamasse. See on samuti hea, sest relvatarneid Taiwanile lükatakse veelgi edasi. Rõhutan sõna veelgi, sest see oli probleem juba enne sõja algust. Ja see on veelgi parem samm, sest tarned enne sissetungi on Taiwanile väärtuslikumad kui tarned sissetungi ajal. Edu nende tervelt kohale toimetamisega. Ja seega ongi kummaline olukord, kus Hiina sooviks sõja lõppu, kuid mitte tingimata USA ja Iraani vaenutegevuse lõppu. Sõja lõpp on Hiina jaoks ülimalt tähtis, sest see tähendab, et Hormuzi väin avatakse taas ja naftakriis hakkab vaibuma. Küll aga ei ole täielik vaenutegevuse lõpp USA ja Iraani vahel Hiina jaoks nii ahvatlev. Suur kokkulepe osapoolte vahel, mis hõlmab kõike, sealhulgas tuumalepet, tähendaks sanktsioonide režiimi lõppu Teherani vastu. See omakorda tähendaks, et lõpeks soodushinnaga nafta import, mida Hiina varem Iraanist sai. Ja see võib tähendada, et Ameerika Ühendriigid suunavad rohkem oma vägesid Indo-Vaikse ookeani piirkonda. Siiski võib Hiina praeguse olukorra majanduslike tingimuste tõttu olla paremas seisus, kui vaenutegevus lõpeb, võrreldes olukorraga, kus praegune seis jätkub. Vastandina sellele on Venemaa positsioonile kõige kasulikum, kui praegune olukord jätkub. Nii kaua kui väin on suletud, saab Kreml jätkuvalt tõusvate naftahindade toel oma sõjategevust rahastada. Vähemalt seni, kuni Ukraina päritolu roosad linnud ei sega ekspordilogistikat.
Seisaks sõjas tähendab ka jätkuvat viivitust USA relvasaadetistes Ukrainasse NATO liitlaste ostude kaudu. Seega on status quo Venemaale palju soodsam kui konflikti lahendamine ükskõik millistel tingimustel, isegi Iraanile soodsatel. Need vastandlikud stiimulid vastaskoalitsioonis panevad iga liikme rohkem relvastusse investeerima, sest nad ei saa sõja korral üksteise toetusele loota. Aga kui on üksmeel, on rohkem võimalik ümber jagada, eriti kui üks osapooltest on valmis maksma. Võrrelge seda traditsioonilise lääne koalitsiooni stiimulitega, mis on laias laastus kooskõlas liberaalse kaubanduspoliitika ja demokraatliku valitsemise põhimõtetega. Aga need on avalikud hüved. Seetõttu tekib selles valdkonnas julgeoleku alatootmine, kuid vähemalt on rohkem üksmeelt selles, kuidas sundi rakendada, kui see muutub vajalikuks. On ilmne, et Trumpi administratsioon on sellest eest mõnes ettearvamatus suunas kõrvale kaldunud. Aga kord eksisteeris enne teda, kord eksisteerib ka pärast teda ning need stiimulistruktuurid on need, millega järgmine administratsioon peab mõne aasta pärast tegelema. Ja see viib meid viimase punktini selle kohta, kuidas Hiina sooviks siin läbirääkimistes stiimuleid mõjutada. Kui vaadata lugusid selle kohta, kuidas Hiina väidetavalt varustab Iraani sõjavarustusega, siis paljud peavad iseenesest mõistetavaks, et see on ilmselge valik, arvestades praeguseid geopoliitilisi liite. Tõepoolest, ka mina liigitaksin selle mitte eriti üllatavaks, kuigi meie varasemat arutelu arvestades lisaksin sellele väitele igasuguseid täpsustusi. Kus need vestlused kipuvad rööbastelt maha minema, on see, et kaudselt väidetakse, nagu muudaks selline abi Ameerika Ühendriigid automaatselt tõenäolisemaks kompromissile jõudmisel. See on tõsi, kui jääda täpselt selle lause juurde, mida öeldi. Aga kui laiendada seda väidet nii, et selline abi muudab kokkuleppe automaatselt tõenäolisemaks, siis on asjad taas rööbastelt maha läinud. Nagu iga teisegi sõjalise abi puhul, on Hiina annetuste esmaseks mõjuks jõudude tasakaalu nihutamine Iraanile soodsas suunas. See tõepoolest muudab Ühendriigid kokkuleppele jõudmisel altimaks. Suurem osa võimalikest kokkulepetest tundub ahvatlevam kui sedimine. Aga milline kokkulepe tegelikult läbirääkimistel laual on, sõltub Iraani poliitikast. Ja Iraani julgustamise mõju tasakaalustab täielikult Ameerika Ühendriike pärssiva mõju. See on sellepärast, et mida vähem võimu Ameerika Ühendriikidel on, seda rohkem võimu saab Iraan. Peameeles, kahepoolsed eeldatavad sõja tulemused on nullsummalised. Kuid sõda põhjustavad läbirääkimiste takistused ning abi puudutavas vestluses neid ei mainita. Pealegi võivad need läbirääkimiste takistused minna mõlemas suunas, sõltuvalt sellest, mis sinu arvates konflikti põhjustab. Näiteks, kui sa usud, et Ameerika Ühendriigid püüavad ära kasutada lühiajalist sõjalist eelist Iraanis toimuva sisemise rahutuse tõttu, siis jah, Hiina lühiajalised sõjalised toetused tasakaalustavad seda mõju. See on hea kokkuleppe saavutamiseks. Aga kui sa arvad, et pooled vaidlevad selle üle, kumb kauem vastu peab ja Iraan on nõrgemal positsioonil, siis võib sõjaline abi võimendada erinevusi nõrgema ja tugevama Iraani vahel. See julgustab Ameerika Ühendriike võitlema, et erinevus välja selgitada, selle asemel, et teha nõrgemale Iraanile liiga suuri järeleandmisi. Kui Hiina tahaks ainult, et Iraan sõja võidaks, siis see ei oleks eriti oluline. Kuid nagu selle video esimene pool selgitas, on Hiinal tugevad stiimulid rahu loomiseks ja abi võib seda häirida. Elegantne lahendus siin on see, mis kõlab tuttavalt neile, kes jälgivad Venemaa-Ukraina rahuprotsessi. Tingimuslik toetus Iraanile suurendab nii tõenäosust, et relvarahu pikeneb, kui ka võimalust, et Iraan saab soodsamad tingimused. Näiteks oletame, et Hiina lubab Iraani relvastada, kui Ameerika Ühendriigid keelduvad kokkuleppest, mille kohaselt mõlemad pooled lõpetavad oma blokaadid, kuid Iraani tuumaprogrammis muudatusi ei tehta. See sunnib Washingtoni selle kokkuleppe väärtust ümber hindama, sest alternatiiv tundub nüüd halvem. Aga see takistab ka Iraanil muutuda agressiivsemaks, sest Hiina jätab samuti abi andmata, kui Iraan keeldub samadest tingimusvest. Muidugi, et see kõik toimiks, peaks Hiina tegelikult oma abilubaduse täitma, kui olukord tõsiseks läheb. Poliitilise tahte seisukohalt on see usutav. See on vastupidine olukorrale, kus Ameerika Ühendriigid täidavad seda rolli Venemaa ja Ukraina sõjas.
keegi ei usu, et Trumpi administratsioon kiidab heaks abi Ukrainale ja seetõttu on Ameerika Ühendriikidel Venemaa üle vähe mõjuvõimu. Kuigi Pekingil ei ole sama poliitilise usaldusväärsuse probleemi, seisab ta silmitsi logistilise probleemiga. Abi, mis saadetakse Iraani, peab tegelikult Iraani kohale jõudma, mis on keeruline ülesanne, kui Ameerika Ühendriigid riiki praegu blokeerivad. Õhutransport on alternatiiv, kuid see muutuks kiiresti keeruliseks, kui täiemahulised vaenutegevused taastuksid. Niisiis, mis on meie tänased peamised järeldused? Hiinal on Iraani suhtes vastakad huvid, hoolimata sellest, mida näitavad nii praegused poliitilised koalitsioonid kui ka suurem osa avalikust narratiivist. See toob esile laiema erinevuse selles, kuidas need kaks koalitsiooni on üles ehitatud. Ja tulemuse saavutamine, mida Hiina soovib, ei ole nii lihtne, kui lihtsalt Iraanile rohkem relvi anda. Samal ajal saan ma sulle anda veel 90 minutit, kus ma arutan laiemalt võimalust sõjaks Ameerika Ühendriikide ja Hiina Rahvavabariigi vahel Taiwani pärast. Klõpsa selleks siia. Ja kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume järgmine kord.